Can't stop, won't stop the beating, oh boom. Saik! Siit tuleb nüüd siis uus intro. Aruba, Jamaica. Tere tulemast järjekordsesse vlogi. Ma tahaksin alustada tänast vlogi kohe unboxinguga. It is time for one and only unboxing with Lina. Ella saab tule mu kõrvale toolile, siis tule siia. Ops. Kõik asjad. Wow. Bella. Ei, Face Chart, training book. Issand, kui cool. Siin on erinevad näod ja siis ma saan siia peale meiki teha. Issand, kui lahe. See on üks epikumaid asju, mis ma tegelikult olen saanud kunagi PR-boxist. Wow, nii tuus. Vaatan kõigepealt need kaardid asjad üle. Igatahes, kes ei tea, juuni on Pride Month. Mul on ülimalt hea meel näha, et Nix on alati toetanud seda. Selle puhul nad on meile siin sellise pakikese kokku pannud. Bella, sa kukud alla. Meil on Ultimate Shadow Palette, roheline pensil. Mis meil siit teil tuleb? Lilla pensil, vahva huulepulk, südametega glitter ja siis on väike süke pinn, mida saab tekstajake peale panna. Aitäh Nixile ja aitäh samuti vaatamast Unboxing with Lina. Millega me tegeleme, Noordam? Noordam, kus te lähete nüüd? Liina ütles, et arvas, et me peaks seda filmima, kuidas sa paned seda omale silma. See on inimestele häiriv. See on... Ma ei saa isegi seda endal silma, sest arvas, see võtab mul... Ma üritan seda saada. Ma torkan sulle näppu silma kohe. Mine mu silma! 3, 2, 1 ja... Tada! How do you like it? Very nice. Ma panin riidesse vasetuna, ma pole kordagi neid tosse kandnud, mis tähendab seda, et mul nad praegu pigistavad ja mul on vaja nüüd silmaga nagu sisse silma kanda, jah? Silma kanda, meil kõik on lappab, kõik lappab. Näe, ma näen veits kummaline välja. Millal ma kummaline poleks välja näinud? Tahan täna etendada ühte väga vahvat Instagrami fotot. Ma panen Instagrami pilt, siis mõtlen, et mis teistele meeldib. Ja lõpuks ometi ma olen hakanud järjest rohkem nagu nautima seda protsessi, et teha neid pilte. Ja täna on mul üks idee, mis mulle endale väga meeldib. Ma tean, et see saab palju like, nii et ma pöördun teie poole. Palun, kui te nüüd näete seda videot, siis palun pange minu viimastele piltidele like, sest mu engagement rate on niimoodi otse hüppe vette teinud, sest et suvi on saabunud. Pange solidaarsust oma poisile like ikka. Ja kui te pole mind follow, siis follow ka. Saan varsti ühe väga niukse epilise giveaway teha, nagu ma räägin nagu päriselt ka. Ma olen nagu mingi wow. Me üritame siis täna teha ühte Banksy, see kinemaali järgi. Nii, et see on vist kõige kallim Instagrami pilt, mis ma kunagi teinud olen, siis niisama for the fun of it. Pärast paneme koju ka. Mõtled, sa ostad mulle elus esimest korda lilli? 27. Läheb viskamiseks või? Paneme siia pildid nüüd, kui tulid välja. Või siis mingi Instagrami. Te olete Instagramist näinud juba? Õiged OG-d on alati Instagramist näinud juba. We did it! See oli kõige raskem pilt, mis ma kunagi teinud olen. See oli kõige ebamugavamas positsioonis pidi olema. Kahju, et kaamera kõrval ei käinud, on ju? Jaa, see oli... Nüüd hoia seda! Joo! Niimoodi peaks tulime täna. Nii. Ei nagu... Mis ma teen, kui nad mul eksisteerivad? Las need olla. Igatahes täna on pühapäev. Pühapäevad on täna siis siuksed toredad päevad, kus me esiteks planeerime enda elu ümber ja terve järgmise nädala ära. Käime ostame endal vajalikud toiduained alati. Aga enne kui oma kodupoodi lähme, ma tegelikult tahaksin rääkida ühest väga vahvast toredast asjast. Paljud teist võib-olla teavad, meie kodupood on Rimi. Ja Rimis on käimas tegelikult juunis siis selline ülilahe kampaania nimega #tervis on moes. Tegelikult see hashtag sinna ette ei käi, aga sa võid kasutada seda hashtagi, you know. Tervis on moes. Liina mõtleb kohe, tead, ma mõtlen hashtagi välja. Ei, nagu seal on hashtag olemas sellega, aga nagu kampaania nimi ei ole hashtag tervis on moes. Kampaania nimi on tervis on moes, you know. Nii-öelda tood välja siis top 5 puu- ja köögiviljad ja neil on selleks ka ülilahe filter. Näete, kohe tuleb siia meie ekraan ka. Kuidas te selle kõik üles leiate? Ilusti panete Instagrami otsingusse Rimi, vahetate sinna, siis te näete, seal tuleb niukene väikene asjake ette. No näokene, ring ümber sinna. No nii, mis mul süüa vaja on? Ma tahaks avokaadot reigilt saada, aga let's go. Pane rekkima ja siis vajuta peale. Piu! Näitab, et ma tahan piitsi pean sööma. Me läheme otse ostan piitsi ka. Oota, ma tahan avokaadot ka. Hullult troopilisi asju tahab, et ma sööksin. Tegelikult avokaado on ka üsna troopiline, igal juhul. Nii, ma proovin uuesti. Avokaado, come on! Meie pere lemmik. Avokaado. Nii, läheb. Avokaado! Boom! Vaata!
aga ma tahtsin avokaadot nii väga lihtsalt sellepärast, et ma tahan, et Marti lõpuks õpetaks mulle seda guacamole retsepti, sest et iga kord tema teeb seda, aga ma tahan olla ka nii lahe ja osata seda ja ma ei oska veel. Tule nüüd, almost. Tere! Mina teen kõike suht tunde järgi, nii et üritame praegust panna selle kõik sellisesse nii-öelda nagu retseptiformi, ehk siis võtame 3 avokaadot. Sul ei ole vaja lõikelauda selle jaoks. Holy moly guacamole! Läks lihtsalt niimoodi katki või? Step 2. Sõmbad lõigud sinna sisse nagu jah, niimoodi nagu teeksid see täpselt näed. Step 3, võtad selle, lükkad lusikaga ja paned opsti endale kas köögikombain või ükskõik mis asja sul on, panna tavalise kaussiga ja lusikaga need pehmeks teha, aga siis peavad olema avokaadod äärmiselt pehmed. Need sa? See minu secret sauce, mis sinna läheb sisse. Ma panen nii tunde järgi, võta kõigepealt üks väike peotäis. Kas sa saad aru, et kui inimesed ütlevad alati retseptis või sa vaatad neid Gordon Ramsay'sid ja asju, noh, ma panen tunde järgi seda, siis ma vaatan just retsepti, ma olen palju see tunde. No näed, kuidas sa võta siis mingi niuke väike peotäis, näita mulle, näita. Kõigil keskmiselt 9 cashew'd, siis see võib-olla on ekstra väike. No sul võivad olla ka suuremad avokaadod, Liina, ma ei tea ju, kuidas see ongi see, et vastavalt. Las ma noorin. Paar skuupi seda sinna. No vastavalt jälle tundele, meie paneme 3, 1, 2, 3, pool teelusikatäit soola umbes. Niimoodi või? No natuke võib rohkem olla. Basiilikut, nüüd me ossime täna basiilikut, sest me oleme kõik ära söönud. Jaa, aga tegelikult jaa, meil kasvavad uued asjad ka siit. Rukola tuleb, basiilik tuleb. Paar münti. Jah, võta umbes ka mingi 4 lehte seda. Kui teil basiilikut endal kodus pole, siis soovitan seda lihtsalt sellepärast võtta. See lõhnab juba hästi. Ma tegelikult õhtuti natuke sööksid seda niisama. Meil on jah selline niisugune vahva riistapuu, millega vrn nagu trimmerit tõmbaksid käima, nii et Liina tõmbab nagu. Wow. Aga ideeliselt tegelikult te saate võtta nagu teha riisi kõrvale seda kõike ju pulli. Panna tegelikult makaronide peale seda kastmeks, nagu teha siukse avokaado pasta, ma ei tea. Leiva peale ka? Leiva peale, whatever you feel like. Palun, mahedad juurviljakrõpsud. Yes. 10 out of 10. Jällegi, kui te proovite neid retsepte, saatke Martinile Instagrami. Jaa, seekord palun saatke mulle. Siis ma saan ka näha, kas reaalselt inimesed, selle maitseb üldsegi see, mis ma kokku lõin. Ja loomulikult andke mulle märku ka, mis on need vinged asjad, mida teie ise lisaksite võibolla kommentaarides ka sinna. Oota, see teeb. See käis terve aega, kui jumal suva. Teate, jube palav on. Noh, tere. Kaunis õhtupoolik, tegelikult päev on läinud mööda ja me oleme tegelikult täiesti uues päevas. Ma olen selle video, kes ära monteerinud, natuke vikist saussi on vaja juurde panna. Tegelikult jäi mainimata üks vahva asi. Kui teie kasutate täpselt samamoodi seda filtrit, siis teie kõigi vahel, no loomulikult sa pead ära tagima 3 sõpra. Ja Rimi Eesti. Just, siis niimoodi lähed sa sinna kõike sellesse kirja ja selle kuu lõpus valitakse välja, no mitte lihtsalt nagu loositakse välja 100-eurone Rimi kinkekaart. Et järjekordselt tasuta free foos. We all love free foos ja mida enamat veel parem, kui seda teha tervislikult tõesti. Teate, oota, ma jooksen korraks sisse. Üks põhjus, tahan teile näidata. Üks põhjus. Näete, ma sain siin väike pakk tuli. Et te peate panema ikkagi subscribe'i, sest et me natukene saime paremaks eelmine kord, aga ikkagi. Visake juba see subscribe. Miks peavad seda tegema, sest et Poole, jah. Liina ei mäleta. Ma panin sõrmed lihtsalt. Teate miks, kui te vaatate, Martti Hallik TV on 34 tonni mingit subscribereid on ju. Ma ei tee sinna sisu, me oleme 2 ja me pole siiamaani, 3 aastat oleme seda teinud juba, siiamaani pole jõudnud järgi sellele. Tahad teada nalja või? Noh. Ma ema oli mingi, vaatasin teie vloge ja siis vaatasin, et oi, ma ei olegi subscribe pannud. Ja siis ma olin mingi, maam. Toome teieni siis selle kordse loo soovituse. Loomulikult kommentaarides andke märku, mis on teie lemmiklood sellel suvele vastu minnes. Bye!